Eesti ametlikust taasiseseisvumisest möödub 20. augustil 30 aastat. Aga alguse sai see kõik palju varem. Muinsuskaitse liikumine. Rahvarinne. Balti kett. Kuidas see kõik Viljandimaal toimus? Seda uurime asjaosalistelt. Palusime oma mälestusi jagada liikumiste ja ürituste eestvedajatel. Rääkisime meie endi pereliikmetega, kes toonastest sündmustest osasid. Aktiivne muinsuskaitse liikumine Eestis sai alguse 1980. keskel, kui üle Eesti hakati looma muinsuskaitseklubisid. 12. märtsil 1987. aastal kogunesid siia kunagise kultuurikooli saali Viljandi muinsuskaitse huvilised, kes vormistasid ametlikult Viljandimaa muinsuskaitseklubi. 13. aprillil 1987. aastal moodustati Viljandi 4. keskkoolis ajaloo eriklasside õppurite initsiatiivil Vabariikliku muinsuskaitseühingu Viljandi 4. keskkooli abikomitee, mille presidendiks valiti Eerik Salumäe. Uurisime Eerik Salumäelt, millega tegeles loodud abikomitee. See, et just Viljandi 4. keskkoolist algas kooliklubide muinsuskaitse liikumine, on tegelikult täiesti normaalne asjade käik, sest Viljandi 4. keskkool, mis vahepeal oli Viljandi maagümnaasium ja nüüd on muutunud põhikooliks, juba oma rohkem kui 100 vanustes majades soodustas väga seda, et selle kooli õpilastel ja ka õpetajatel kindlasti tekkis soov ja tahe uurida, mis asi on ajalugu ja mis asi on muinsuskaitse. Kui rääkida nendest suurematest ettevõtmistest, kus meie kooli abikomitee osales, siis kindlasti tasub nimetada arheoloogilisi väljakaevamisi, mis 87. aasta suvel toimusid Viljandi Jaani kirikus. Sinna oli plaanis teha tollal kontserdisaal ja hiljem, nagu muidugi kõik teavad, on sinna tekkinud ikkagi kirik või on taastatud kirik. Ja teine siis aasta hiljem, 88. aasta suvel, olid väljakaevamised jätkuvalt minu mäletamist mööda nii Jaani kirikust kui ka Viljandi Ordulossi varemetes, kus ka mina sain väljakaevamistel osaleda. Nii et need 2 suve, ma arvan, et ka meie kooli tollastele õpilastele pakkusid kindlasti palju ja avardasid ajaloo teadmisi. Meie kooliklubi oli ka üks initsiaatoreid selleks, et tekiks Viljandi maakonna siis muinsuskaitseklubide ühendus. See oli küll tollal, kui ma ise olin juba ülikoolis, aga mul ongi hea meel, et see kooliklubi aktiivne tegevus jätkus. 87. aasta sügisel oli meie kooliklubis üle 130 liikme, mis tegelikult on päris aukartust äratav arv. Me saime olla koos klassivend Toomas Matsoniga ka oma klubi poolt üleriikliku Eesti muinsuskaitse seltsi asutavas kogus 87. aasta detsembris, mis andis siis, see muinsuskaitse selts andis kogu Eesti ajaloo kujunemisele, Eesti riikliku iseseisvuse taastamisele kindlasti oma väga tugeva aktsendi ja sellest asutava kogu inimestest väga suur hulk ka hiljem läks teatavasti poliitikasse erinevate erakondade kaudu. Kui veel rääkida, millega kooliklubi tegeles, siis tollal olid nii kooli puudutavad kui ka Viljandi linna, Viljandi maakonda puudutavad muinsuskaitsealased teemad kindlasti need, mis olid ka meie klubile olulised, alates sellest, et meie kooli välisuks saaks taastatud sellisel kujul, ajaloolisel kujul, nagu ta oli olnud, kuni ka Viljandi vabadussõja mälestussamba teemadeni välja. Nii et mida saab öelda, on see, et meie kooliklubi teke ja tegevus oli kindlasti väga märgiline ja märkimisväärne selles omas ajas. Ja mul on hea meel, et see jätkus palju aastaid pärast asutamist ja ma usun, kuigi ma ise enam Viljandis ei ela, aga vaadates Viljandi elu kõrvalt, et kindlasti on selle mõjud ka tänasesse päeva. 1988. aasta 13. aprillil kõlas telesaates Mõtleme veel Edgar Savisaare üleskutse loome rahvarinde perestroika toetuseks ja juba 25. mail moodustati rahvarinne Viljandimaal. Järjest toimusid suured koosolekud, millest üks tähelepanuväärsemaid toimus sama aasta 5. juulil, kui organiseeriti suur rahvakoosolek ja demonstratsioon siinsamas Viljandi lauluväljakul. Valli Veigel, kuidas õnnestus rahvarindel koosolekule nii palju inimesi kaasata ja mis oli rahvarinde
sõnum osalejatele? See 5. juuli koosolek oli nagu üks proovikivi, nagu lakmuspaberi eest. Ja tekkis mõte, et kutsume rahva kokku, me saame rääkida rahvarinde eesmärkidest ja tegutsemissammudest ja nii edasi. Ja nagu ma ütlesin, et olla lakmuspaber, et näha, kas tullakse või ei tulda. Oli see ju ainult inimeste vaba tahe. Ja 5. juuli on siiamaani mul väga hästi meeles. Rahvarinde vedav seltskond kogunes Turuväljakule ja sinna tuli kokku ka, kindlasti alustame kusagil 1000 inimesega. Seal moodustati nagu ikka korralik rongkäik, lipude ja muusikaga ja kahel pool Tallinna maantee tänavatel oli sama palju või rohkem inimesi kahel pool seismas ja vaatamas. Lisaks sõitis linna järjest juurde autosid maapiirkonnast inimestega. Ja see tulv, mis siit samaselt tuli alla, see oli nagu üks tohutu laviin. Ei olnud enam, et tuleb rongkäik, vaid kogu see inimmass, see tuli ja tuli. Lauluväljak muidugi ei olnud see, mis ta praegu on. Oli ju vana laululava ja siin oli natukene nagu rohkem seda ruumi, aga see ruum oli niivõrd täis. Kõik need vallid, kogu park, kõik oli täis ja seda hinnati, et 10 000 inimest kindlasti, julgemad ütlesid 12 000. Eesmärk oligi see, et rahvas ütleks oma sõnad, tahame vabaks. Ja sellepärast liituti ka rahvarindega, et usuti, et suudetakse midagi ära teha. Kuigi mõned kahtlesid samm-sammult tegutsemise vastu, et ei ole õige, pärast selgus, et oli õige. Ja see kivi siin on ühtlasi Sakalamaa rahvarinde mälestuskivi. Aga kui meie avalöök oli niivõrd võimas, ma julgeks ütelda, siis on ta siin ka ära fikseeritud. Ja ma loodan, et see kivi püsib kaua. Sama aasta juulis toimus veel teinegi märkimisväärne ettevõtmine. Tallinna eeskujul organiseeriti 26. juulil kaablikraavi kaevamine Lossimägedesse. Valli Veigel, Valentiin Alvre ja Teet Ehala, palun meenutage seda lugu. No minu poolt on meenutus ikka rahvarinde kandist, seepärast, et rahvarinne sekkus siin küll peale esimest katset, mis toimus tolleaegsete rajooni võimude poolt ja taheti korraldada talgud, see nagu kukkus kergelt läbi ja meil oli juba 5. juulist hoog sees ja siis sai välja kuulutatud niivõrd kuivõrd sõna saadetud, et toimub kaevamine, tulge kaevama ja tuldi kaevama. Eks see hoogu andis rahvale ja julgust ka see teadmine, et nagu siin mainiti, et Tallinna eeskujul, kui Tallinn tegi vägeva liigutuse, siis teeme meie ka. Ja kogunes 900–1000 inimest, kaevati 550 meetrit seda kraavi. 4 tunniga oli kraav kaevatud, kaabel paigatatud ja see ka kinni aetud. Kuidas see toimus täpsemalt, kes seal ligistasid, räägivad nüüd ise. Mina tean, et selle mure oli see, et saaks ruttu elektri siia, et elektrigeneraatorid undasid, kõik üritused, mis siin toimusid, nende generaatorid segasid. Ja siis oli meil ikka väga soov, et saaks ruttu selle voolu tagasi siia. Ja tänu selle rahvarindele muidugi seda sai toimuda. Ja see on mul küll meeles, nagu Vällig nimetas, et meid oli ikka ju tohutu palju. Ja oligi siuke tunne appikene, kas meil üldse tööd on või? Aga ikka, ega see on huvitav, et ikkagi me tegime ikka tööd ka, aga nüüd tagantjärgi mõelda, kuidas me ikka kõik ära mahtusime, aga ilmselt siin olivad ka muid töölõikusid, nii et see on... Mahtusid selle pärast, et pandi need, kes enam kaevama ei mahtunud, need pandi võsa lõikama ja muud pinnaparandustöid tegema vist oli nii. Ja muidugi oli see huvitav kõige selle juures, selle rahvarinde juures, et kas tõesti on võimalik, et rahvast ilma käsuta tuleb, lihtsalt tuleb. Et see oli ja siis nagu selles osa olla oli ikka suur
ma ei oska ütelda, kas nüüd au, mitte, aga rõõm oli olla. Vot selle rahva hulgas, kes toimetasid igal pool lauluväljakul või siin. Et kui nüüd meenutada üldse meeleolu või mis meid nagu kokku tõi ja tegema pani, oli ilmselt see tohutu ootus ja isegi uskumatu lootus, et kas tõesti muutused tulevad. Esimeseks suurürituseks, kus Viljandimaa muinsuskaitseühendus ennast jõuliselt teadvustas, oli vabariigi aastapäeva tähistamine 1989. aastal veel toonases Nõukogude Liidus. Seisame siin Viljandi kohtumaja ees koos Jaak Pihlaku ja Tõnu Kütiga, kes seisid selle eest, et Eesti lipp saaks heisatud avalikult nagu kord ja kohus. Palun rääkige, mis siin 1989. aastal juhtus? See oli üks suur üritus, siis tõesti Viljandimaa muinsuskaitseühendus võttis kätte ja otsustas Viljandi rahvale ja tegelikult Viljandimaa rahvale heisata Eve torni. Me teame seda hoonet ju täna suure Grand Hotellina seal Tartu tänaval. Heisata sinna torni lipp, et avalikult oleks kõigile näha, et Eestis on sinimustvalge aeg kätte jõudnud. Aga siin kohtumaja ees toimus tegelikult manifesti ettelugemine. Ja inimesed on väitnud hiljem, et sellel üritusel, nii selle lipu heiskamisel kui ka manifesti ettelugemisel osales 5-6 tuhat inimest. See on väga suur arv tolle aja kohta. Ma võib-olla meenutaks seda momenti, et millest see idee tekkis. Et eks eeltöö oli meil küllaki pikk. Ja kuna me teadsime, et lipu heiskamine toimub ka Tallinnas Toompea torni, siis ega me ei saanud alla jääda. Ja mõtlesime, et meie kohustus ja meie panus Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks oleks heisata lipp avaliku torni Viljandis, mida ei ole seal olnud mitukümmend aastat. Ja meie üritus nägi ette seda, et me kõigepealt selle lipu pühitseme. Lipp, mille me siis heiskasime sinna, oli tegelikult Eesti-aegne lipp. Päris esimese iseseisvusperioodi aegne lipp. Ja siis me otsustasime, et see tuleb Pauluse kirikus ehk Viljandimaa kirikus tuleb pühitseda. Seal oli siis suur tseremoonia, sealt tulime siis protsessiooniga siia. Ilusti oli ette valmistatud ka manifesti ettelugemine, rahvas kuulas ja plaksutas ja muidugi siin olid ka väikesed sinimustvalged lipud. Ja see lipp oli muidugi siis 4 mehe vahel siin hoida kohe otse peaukse ees. Ja kui oli läbi saanud siis manifesti lugemine, siis läksime ühises rongkäigus Eve ette. Siin kõrvalpartelis asus ju Nõukogude sõjaväeosa, kas te hirmu ei tundnud? Vastan ausalt, ei tundnud. Ja miks me ei tundnud? Ma võin ka Jaagu nimel rääkida. Meil oli sisemine häälestus selline, et me peame tegema midagi Eesti Vabariigi taastamise hüvanguks. Ja selle ajal oli loomulikult see poliitiline olukord ka juba üpris selline lõtv, et ega me seda paar aastat varem kindlasti teha saanud, ei oleks saanud teha. Aga sellist hirmu me ei tundnud. Oleme siin Eve hotelli tornis 24. veebruaril 1989. aastal heisati Eesti lipp. Siin lähedal kell 7 õhtul alanud miitingul osales kokku tervelt 5000 inimest, kes tulid tunnistama seda sündmust. Kuidas üldse võimalikuks sai, et siia niimoodi lipp heisati? Pikk lugu ja suur võitlus kohaliku punavõimuga, et lõpuks siia saada. Aga õnneks siiski saadi aru, et kuskil tuleb see lipp heisata. Ja kas sa Tõnu mäletad, kes oli see, kes selle nõusoleku siis nagu lõpuks andis seal? Kas oli see Kalle Kütis äkki või? Tähendab, selle taga oli Eestimaa rahvarinne, eks ole, ja kes tema toetasid meid. Mitte nemad ei organiseerinud, vaid toetasid. Ja meie 2 noort meest, kui me käisime neid ametkondi pidi, siis nii mitmeski kohas näidati meile ust. Ja siis, kui meil tuli tugi järgi Kalle Kütisega eesotsas, ja siis me saime ka Viljandi tolleaegselt siis linnavalitsuselt selle loa. Ja siis algas see ettevalmistusperiood, et meid ei tahetud alguses isegi siia katusele lasta. Aga tingimusena esitati, et siin torni aknad, uks, need olid ju kõik lagunenud katki. Ja see varras siin, see oli täiesti kõver, selline nagu ära paendunud sedasi.
see tuli kõik meil endal sirgeks ajada. Üks tingimus oli veel. See lipp jäi ööseks masti ja see pidi olema valgustatud. Ja kolmekesi siis veel kolmas mees oli Lembit Kadalipp. Tema oli elektriala inimene ja Lembit muretses kõik need prosektorid, juhtmed, Lembit nad kõik paigaldas siia, nii et see lipp oli valgustatud. Igatahes, nagu ma aru saan, see plats siin all oli täidetud tihedalt inimestega. Kas te mäletate, milline võis olla nende reaktsioon, kui nad seda hetke tunnistasid? No hõisati muidugi, seda ma mäletan. Aga kujutad ette, sa siin tornis oled ja näed seda rahvamassi sinna kuskil sinna Oru tänavani välja, kõik oli inimesed, siia alla me ei näinud muidugi, aga kõik olid inimesed paksult täis. Ja tead, jube hea tunne, kui me selle olime seda üles tõmbanud. Ära tegime, see oli selline. Mina sain pärast vastukajasid, see on mul täpselt meeles. Mind tuldi kättpidi tänama, mõned töökaaslased ja nad ütlesid seda, et tänu julgetele meestele on Eesti lipp jälle heisatud Viljandis. Mõnel olid pisarad silmad, aga oli ka neid, kes olid kahepidisel arvamusel ja neid oli tollal päris palju. Aga kust pärines see Eesti lipp, mis siia 89. aastal sai heisatud? See oli minu esivanemate lipp ja ta oli selline linasest lipp, ta ei oleks kannatanud siin kaua lehvida. See oli jah, selle esimese Eesti iseseisvusperioodi aegne ehtne Eesti lipp, nii et ta jõudis nagu ära oodata aja, kui Eesti riik jälle saab taas iseseisvaks ja ta saab väärikalt lehvida ühe väärika torni tipus. Täpselt. On ta teil alles? See on alles, jah. 23. august 1989 Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimise 50. aastapäeval otsustati korraldada inimkett marsruudil Tallinn, Riia, Vilnius. Balti kett läks ka läbi Viljandimaa ja Viljandi linna. Üheks sündmuse kohapealseks korraldajaks oli Valli Veigel. Mis oli teie roll Balti keti korraldamises ja kas kõik sujus plaanipäraselt? Minu roll Balti keti korraldamises oli seesama, mis kõigil Sakala rahvarinde eesseisvuse liikmetel oli. Nimelt see, et kogu Balti keti 600 kilomeetrist oli Sakalamaa rahvarindel tohutu suur ülesanne, nimelt katta 82 kilomeetrit sellest ketist. Ja see ei olnud nalja asi. Selge see, et tol ajal oli maakonnas inimesi 62 000, see on siis imikud ja vanurid kõik kaasa arvatud, aga 82 kilomeetrit on 82 000 meetrit. Teate ju Molotov-Ribbentropi pakt. Sellega jaotati ära väikeste riikide saatus. Ja selle kohta oli olemas salaprotokoll. Ja kogu selle ettevõtmise idee oli see, et nõuda selle avalikustamist ka Nõukogude Liidu valitsuse tasandil. Vähe sellest, et tunnistatakse, et see protokoll on olemas, vaid teda tuleb ka avalikustada ja samm edasi nõuda selle tühistamist. See oli see idee. Ja see oli siis see, mis inimesed välja tõid ja rahvarinde sealhulgas Sakalamaa rahvarinde ülesanne oli siin koha peal selgitada, teha, organiseerida. Ja mulle isiklikult on sellest väga suured ja väga võimsad mälestused. Alati olen ooplenud, et ma olen kõigest suutnud osa võtta, mis tol ajal tähtis oli rahvarindele, aga üks väga tähtis lüli jäi tegemata. Ma ei saanud võtta lõppmiitingust osa, see toimus Lillis. Ja sel lihtsal põhjusel, et sinna ei olnud võimalik jõuda. Sõitsid üle Nuia, oli kohe peale Nuiat juba tee umbes, Lilli poolt minnes täpselt samuti ja nii ma loobusin, aga see oli ka vägev ja väärikas punkt Eesti poole peal. Mina olin sama vana kui teie praegu ja mina ei olnud loodis, vaid olin ametis sellel pärastlõunal ja õhtupoolikul. Ja kuna ma sellel ajal käisin Viljandis karatee trennis, siis meie trenni
neid liikmeid tihtipeale kasutati turvateenistusena ja Rahvarinde abilistena. Nii ka sellel õhtul oli minu ülesandeks see, et mul oli käe peal Rahvarinde käeside sinine ja ma sõitsin jalgrattaga mööda Männimäed edasi-tagasi ja korraldasin, et inimesed oleksid ühtlaselt jaotatud. Et mõnes kohas olid nad liiga tihedasti ja mõnes kohas olid liiga hõredasti, siis ma sõitsin ja ütlesin, et minge nüüd sinnapoole ja see oli väga hirmus töö, sest et vanemaid inimesi niimoodi käsutada sellel ajal ei olnud kombeks ja kuidagimoodi niimoodi südamevärisedes sai seda kõike tehtud ja tõesti see oli üks selline tähtis päev ja väga pidulik sündmus ja väga vastutusrikas ülesanne. Nii et seda ma mäletan. Ja mäletan, pärast õhtul selgus, et see kett oli tohutu pikk. Seda ei oleks osanud arvata. Mina mäletan, et mina olin siin mõisa juures, Loodi mõisa juures tee peal. Olin päris noor ja ei osanud sellest asjast arvata nii palju, kui tänapäeval tegelikult see meie väikesele riigile tähtis on. Aga ma mäletan, et oli ikkagi elevust ja rõõmu. Mina otsustasin ka minna Balti keti seisma. Olin 6. Mäletan sellist optimistlikku pinget või sellist väikest nagu ootusärevut. Mäletan seda jalutuskäiku siia. Mäletan seda, et mul oli seljas selline villane mingisugune pimpliga või vapiga mingi lipp oli üle õlgade. Ja mäletan seda, et inimesi oli maanteel oma jagu ja ma üldse alguses justkui ei mäletanud, et see oli nii suur sündmus. Et mulle tundus, et see on meil niisugune pere mingi asi, et me lähme ja seisame. See ongi jäänud meelde niisuguse väga olulise ja piduliku ja suure ja ägeda niisuguse ettevõtmisel. Ja kui mõelda, et ise seisid ka seal, siis oli see väga äge. Mina mäletan veel seda, et kui me siin Balti ketis seisime ja ikkagi oli, et kes läheb ja kas läheb, ega seda ebakindlust oli sellel hetkel elus palju. Et juba siis oli mul selline mõte, et aga ükskord, kui küsitakse, et kus sina olid Balti keti ajal, et mida siis vastata. Ja nüüd siis 32 aastat hiljem ongi see küsimus ja nii uhke on tõesti vastata, et me olime siin rõõmsalt ja mitte ainult meie, vaid nii kaugele, kui silm siin seletas, seesama Riia maantee oli rahvast täis, kett oli tugevasti kinni ja selles mõttes kinni, et kätest kinni. Ja lennuk lendas üleval ja läksid autod juba niisuguste juhtide ja tähtsamate inimestega Läti piiri poole, et seal siis seda piiri ületamise tseremooniat läbi viia ja meie tuttavaid oli ka, kes siis ka pidasid kinni ja ütlesid, et me peame minema, et meil on teada, et seal mida edasi, seda tihedamalt on rahvast ja kas me üldse autodega läbi pääseme, et me peame ruttama Lilli piiripunkti. Ja tõesti ilm oli ilus ja rahvas oli ärevuses ja küll oli siin torisemist ja etteheiteid, et mis see siis niimoodi on, et laste käes on nüüd Eesti lipud juba ja kuhu me niimoodi jõuame ja et Eesti lipp on ikka nii püha, et seda lapsele mängida ei tohi anda. Ja kas nüüd koerad ka oli märkus selle kohta, et miks koer kaasas on, et see on ikka nii tähtis üritus ja teie võtate koera kaasa, sest sellel ajal koeri ei kantud kaasas, vaid veel ketis kodus ilusasti. Et see oli tõesti tähtis nii meile kui ka nendele, kes siin meie lähedal seisid ja nagu me teame kõikide Balti riikidel ja üle maailma tähtis siin. On mida mäletada, millele uhkust tunda. Ja nii tore, et pärast seda ketti on igal pool ka lapsed ja koerad lubatud. Sellist Eestit me tahtsimegi. Mina pean tunnistama, et ei olnud kaablikraavi kaevamisest varem kuulnud ja sain sellest teada nüüd tänu oma vanaemale. Mina sain teada, et väga paljud Viljandi trennid olid Balti keti organiseerimisse kaasatud. Näiteks minu isa pidi Viljandi peal inimeste vahendid kokku ajama. Mina sain teada, et kui poleks olnud aktiivseid Viljandi koolinoori, ei oleks meil ka muinsuskaitse liikumist siin kandis tekkinud. Selles videos käsitlesime 4 olulist teemat, mis oli seotud Viljandimaaga. Balti ketist Eesti taasiseseisvumiseni oli jäänud kõigest 727 päeva. Protsess oli käima lükatud ja seda enam tagasi keegata ei saanud.